Hea kuulaja vaataja, täna hakkame me kohe rääkima särava, ägeda, vürtsika naisega, Inga Lungega, elust, armastusest, valikutest, kuidas kehakompass saab aidata mahlakat ja öelda ja kuidas mõnikord ei ütlemine on oskus, mida tuleb õppida. Ja sellest ja kõigest muust me kohe alustame. Ole meiega. Tere tulemast taas. Lilian Saage podcast alustab. Ma olen täna nii põnevil. Me salvestame uut saadet ja täna, nagu te näete, ma olen suve puhul ka täitsa rõõmsas kollases kleidis ja ma olen külla kutsunud ühe särava, rõõmsa, minu jaoks väga elusa inimese. Ja täna me hakkame siin nagu ikka selles hoitud ruumis rääkima elus, valikutest, kuidas rohkem olla kontaktis oma kehaga ja kui palju meie hääl mõjutab seda, kuidas meie sõnum teiseni jõuab. Mul on külas erakordselt äge ja särtsakas naine Inga Lunge. Tule minuga teele. Tere, Inga. Tere. Ma olen nii rõõmus, et ma lõpuks ometi kohtun sinuga siin ka podcastis punasel diivanil. Kas sa mäletad, kuna me sinuga esimest korda kohtusime? Tuleb sulle ette, et me oleme koos sa midagi mainisid seal kirjas, aga ma ütlen, aus vastus on, et ei mäleta. Ma räägin siia kohe vahele veel ühe loo, mis oli ka alles hiljuti. Ma saan aru, et ma jään inimestele meelde. Aga et ma tegutsen väga erinevates valdkondades ja vahel on inimesi väga palju minu ümber, nagu näiteks nüüd alles hiljuti, kui oli võimlemispidu. Ja siis kui keegi tuleb, ütleb, et ei tunne ära, jah? Ja siis ma ütlen ausalt, ma tõesti ei tunne, ma ei tea. Ja oligi üks väga kena naine ja ta ütleb nime ka mulle. Ja mul ikka ma ütlesin, et ütle mulle kas või valdkond. et kust või linn või midagi. Ja siis ta küll ta oli nii kavala näoga ja mul mitte kohe ei üldse. Ja siis, aga ma käisin ju pärast kontserti, ütlesin, et oli hea kontsert. Et jah, ja tõesti ei pruugi mulle meelde jääda, et ma väga tihti ütlen inimestele, et tulge öelge uuesti, et ma tõesti väga püüan inimesi meelde jätta, aga kõike ei jõua. Ütle siis, kust me teame. Ma siis ütlen sulle ühe vihje. Ütle jälle mingi kontsert seal. Ei, üldse mitte. Vee armastus. Armastus vee vastu. Armastus vee vastu ja vee peal olemise ja vee ääres olemise vastu. No see peab olema jah, siis tead sa, kui sa oleksid, Eestis on neid naisi, kes püüavad kala, on vähe. Nende hulka sa ei kuulu. Ei kuulu. Et siis ma teaksin sind. Ma olen tähtkust kala, nii et, aga ma kalu ise ei püüa. Järelikult oled sa olnud kusagil vee ääres, lihtsalt kus olen mina ka olnud või kuidagi nii. Ja mis see muu olla saab, et see peab olema, kuigi tegelikult, ma olen ju olnud aastaid seotud ka Eesti Spinninguspordi liiduga ja siis korraldanud üritusi ja võistlused, nii et sa võid olla tegelikult üle Eesti igalt poolt, aga paneme siis ikkagi, see on nagu see on nii põnev. Paneme lukku, see on nagu see, mitte kuldvillakus ei ole, aga paneme lukku vastuse, et kui mul on vastuse variandid, siis ma paneksin lukku praegu, nüüd ma tean ka, me paneme lukku Tartu, no mitte väga Tartu, aga Tartust natuke väljas, paneme Emajõgi ja siis ma mäletan veel, et kas seal äkki oli kaptenitele veel mingisugune soodukas ka. Täiesti õige koht, mingi juba tuleb, seal oli soodukas. Mis seal praegu toimub appi, ma ei teagi, sest ma ei ole sinna ammu sattunud. See oli Luunja, hästi ilusti korda tehtud see Luunja sadama juures olev kapteni kõrts. Kapteni kelder. Inga, sul on mälu, on õige, on tõepoolest kapteni kelder. Ja mina olin kapteni proua toona seal. No näe. Ja olin üks nii-öelda eestvedaja või olingi eestvedaja sellel kõrtsil. Ja sina olid uhkelt paadiga käimas seal ja tõepoolest meil oli selline kliendikaart, et
kui sul on väikelaeva juhiluba taskus või siis ka tõesti avamere juhiluba taskus, siis sa muud midagi tegema ei pea, kui näitad selle uhkelt ette ja maja poolt auga antud soodustus oli meile suureks rõõmuks. Et olid ajad. Olid ajad ja ma hakkan nüüd veel tagasi mõtlema, et see võis veel nii olla, et äkki ma käisin isegi veel selles suure alusega, mis meil oli puidust alusega, seal meil oli 9,5 meetrine selline lappaja tüüpi, paadi nimi oligi Äge, kuulus Toomasele ja tema siis kompanjonidele, et ja, tuleb meelde küll. Et mina mäletan sind nii-öelda täitsa nagu isiklikult sellest kontekstist, kus sa ei laulnud, ei teinud mingit kontserti. Olid lihtsalt normaalne. Olid lihtsalt normaalne inimene oma täitsa omas elemendis. Ja see oli mulle väga tore, nii et jaa. Ja, tuleb ette. Kui ma mõtlen, mida sa täna teed, et mind väga inspireerib see, kui palju erinevaid asju, no nüüd ka ma kuulen juba, et sa korraldad spinningu võistluseid ja siis, aga samas sa oled ka koolitaja, sa oled näitleja. Või kuidas sa ise endast räägid? Ja, et sa kohe panid suu kinni. Ma mõtlesin ka, et kuidas ma vist lähen kohe rappa muidu. Jah. Tuleks selle küsimuse alguse juurde, et mis sa praegu teed või täna teed, siis praegu ma olen siin. Ja ma olen nendes kohtades, kus on hea olla, kus ma tahan olla, kus mul on tore olla. Ja kui mulle tehakse ettepanekuid või kutseid, siis ma selle järgi vaatangi, et mis tunne seal minu sees on. Et kas mul oleks seda tehes hea olla või tore või mis see mulle annab. Vahel võib mõni ülesanne olla selline natuke hirmutav, et oi, et ma ei tea, et kas ma saan hakkama või võib-olla see on mulle võõras, aga kui inimesed meid usaldavad, et siis ma püüan ise ka ennast usaldada. Ja jah, tõesti, nüüd kui sa mainisid seda Eesti Spinninguspordiliitu, isegi mainisin, et siis nüüd praegu ma olen just sealt juhatusest välja astumaas, aga aastaid jah, ma aitasin seal siis korraldada võistlused, mis Eestis olid ja olin sellega seotud, aga aeg sai kuidagi ümber ja ma arvan, et see taganemise tarkus on üks eraldi tarkus, et saad aru, et kui endal enam see silm ei sära, siis võib-olla nüüd särab kellelgi teisel ja ta tahaks jälle vedada ja mulle tundub vaadates praegu, kuidas seal võistlused lähevad, et tundub, et jälle on veduriteks õiged inimesed, et tuleb õigel hetkel tulla ära. See on nii oluline, mida sa ütled, et kuidas taibata, et on aeg liikuda edasi. Mitte maha astuda, mitte lõpetada, vaid liikuda edasi. Et see aeg selles kohas on tehtud, enda panus on antud ja ma ei tea, kas sa oled seda meelt, aga mina olen mõelnud organisatsioonide kontekstis ja ka suhete kontekstis hästi nii, et nii kaua, kui see sümbioos, just nimelt sümbioos, inimene ja organisatsioon koos liiguvad ühte suunda, on see kasulik mõlemale. Sel hetkel, kui üks hakkab liikuma teisele poole või enam ei ole seda energiat samas taktis liikuda, siis see vajab otsust. Ja ka otsust teha on hirmus. Hästi hirmus. Õnneks ole. Ja mina, kelle tegevusi on näha siin ja seal, tihtilugu meedia võtab üles need minu otsused pöördelised. Ja siis ma ütlen päriselt ka, et ega nad ei ole mugavad iseendale ka. Nad järjest enam ajas, ma juba saan aru, et mul on kogemus lihtsalt, et kui ma olen neid otsuseid teinud, et siis kuigi on endale hästi õudne ja hirmus, siis sa ei sure ära. Et nagu kõik läheb edasi, et lihtsalt tuleb anda endale see võimalus ja aeg ja see rahu. Aga pilvede all sarjast näiteks ära tulebki, on ju, et kuidas see ära taibata, et nüüd on kõik. Et nüüd on kõik, jah. Kui ma tulen tagasi selle juurde, et mis aitab sul ära tunda selle hetke, et on aeg, minul on enda selline, et ma olen ise hästi kehaline ja kuidagi ma hooman selle ära ja siis ma ikkagi olen öelnud oma lähedastele, et ma tunnen, et muutuste tuuled puhuvad kuklas. No näiteks, kes... Et minul on selline taju ja ma saan aru, et ma veel ei tea kuhu, ma veel ei tea, aga ma juba tajun, et see muutus on tulemas ja see on juba õhus olemas ja see hoovus juba kannab mind ja siis, kui see hetk on käes, ma ütlen, nii, nüüd tuleb liikuda. Kuidas sinul on? Meie inimesed oleme mõnes mõttes mingites asjades erinevad, aga mingites asjades jälle väga sarnased. Et näiteks praegu sa teed podcasti, kui sa järjest hakkad tundma, et
sa pead tulema, sa pead leidma kellegagi siin rääkida, mida ma küsin ja siis võib-olla sa ei viitsi siia kohalegi tulla. Sa ei jaksa, sa parema meelega teeksid midagi muud, ükskõik mida, aga sa ei tuleks siia. Et kui sa ikkagi seda tunned, mitte ükskord, võib juhtuda nii, et sa oled ühel päeval lihtsalt tohutult väsinud ja võib-olla sul on kuidagi, sa oled lihtsalt oma aega valesti planeerinud ja sellepärast tuleb see tunne. Aga kui sa objektiivselt saad aru, et sa järjest vead ennast siia kohale, siis tuleb ju teha midagi muuta. Nüüd, kui on keegi tööl, ütleme kuskil suuremas ettevõttes ja tal ongi, meil näiliselt võibki olla kõik väga hästi, et ma saan ju palka ja mul on ju töö, on ju, aga sa ise tunned enda sees, et ma ei ole rahul või et mul ei ole hea olla. Siis miks sa ootad, et keegi teine peaks sulle ütlema, kuule, me enam ei taha sind siia. Kuule, et me teeksime nüüd muudatused, et seda kellelgi teisel öelda ei ole ka lihtne, aga et miks sa ootad, miks sa ei julge ise seda otsust vastu võtta, miks sa ootad, et keegi teine selle peab tegema. Et see on sinu elu. Et julgeda siis öelda, et nii, nüüd on kõik. Ja ongi hirmus ja ongi väga paha ja ongi raske, aga teistmoodi ei saa, et ei saa niimoodi, et me tahaksime hästi turvaliselt ja muidugi tahaks, et kohe oleks mingisugune teine lahendus kõrval ja et ma saaksin aru, see teadmatus on ju kõige hullem häirija meie ajus, et ma saaksin aru, kuhu ma liigun, mis see järgmine asi siis on, aga võib-olla seda ei olegi. Võib-olla seda ei olegi sellel hetkel veel ja sul on vaja endale anda lihtsalt see rahu ja vaikuse hetk, et saaks üldse midagi uut tulla peale. Ja, et Stellaga me rääkisime siin mõned saated tagasi just, et kui oluline on usaldada, et mis iganes elu toob, ma tulen sellega toime ja et kui see aeg on käes otsustada, et siis ma julgen otsustada ja liikuda edasi ja teades, et see pimedus, teadmatus, see kõik uus vajab harjumist, kohanemist, endaga jällegi kuidagi sõbraks saamist, aga see tasub ära, et see hirmus elamine või see tagasi hoidmine, et nii ei ela südame järgi. Ja mul on nii hea meel, kui ma kuulasin ka Stellat ja mõtlen ise samamoodi, et minul selles vanuses, kui ma mõtlen, et 20. lõpus ei olnud seda teadlikkust, et ma teeksin elus valikuid südame alusel. Täna ma ütlen küll, et kas ma otsustan hirmu alusel või armastuse alusel. Ja ma saan sellest vahest aru. Kui keegi oleks öelnud mulle 20-ndates, et kas sa, Lilian, otsustad hirmu alusel või armastuse alusel, ma oleksin pasundanud kõvasti. Muidugi armastuse alusel tegelikult enamik valikuid oleks olnud hirmu alusel. Ma tea, kuidas sinuga on? Sa päris alguses ütlesid olulise asja välja, et see usaldus ja see on hirmutav selles mõttes, et kui meil puudub kogemus, siis mida ma usaldan. Ja isegi siis, kui sul on kogemus, lihtsalt, et nüüd ma tean, kuidas minu närvisüsteem ja närvikava töötab, isegi siis, kui ma tean, et midagi hullu ei suhtuda ja nüüd, et usalda, sa oled ju varem ka, et sa oled ju kuidagi siiani jõudnud ja sul on elus tuua näiteid, näed. Sa usaldasid, läks hästi, näed, sa usaldasid, läks hästi, näed, sa usaldasid, oma sisetunnet läks hästi. Et see on ainuke minu kompass, usaldada seda sisetunnet, mul ei ole ühtegi teist kompassi siin elus. Ja kuigi need kogemused on olemas, siis ikkagi, kui sa teed seda uut sammu, mingisugust pöörast hetke oma elus, siis hirm tuleb uuesti üles. Ja sa ütled endale, see on ju varem, see on usaldab, see on keeruline ja vahel ma vaatan üles või vaatan enda sisse ja ütlen, et aga mida ma usaldan? Et see ei tundu loogiline, et nagu, sest et loogika, see, mis on mõistus ja see, mis on nüüd see sisehääl siin sinu enda sees, need ei töötagi koos. Et mõistus leiab 100 erinevat põhjust öelda sulle ei. Ego tuleb siin ju täitsa kaitsma, eks ole? Absoluutselt, ja ta püüab teha head, aga kokkuvõttes ei ole alati kõik hästi, et see mõistuse ja sisetunde see vaidlus ja kui seal tekib üldse see vaidluse moment, kui seal tekib üldse see hetki, sest et me ise oleme iseenda kõige suuremad takistajad, me ise paneme endale puid alla, ütleme, et ei, sina küll ei saa hakkama ja siit ei tule midagi välja ja
kes sa oled, ma ei tea, mis keegi võib endale öelda, et ta on võib-olla väikesest kohast pärit või et sul ei ole neid finantsilisi võimalusi või mis iganes, tema saab, ingalungedel on hea rääkida. On täitsa tavaline inimene, et kui üldse tekib see vaidluse koht, siis ei ole väga teist võimalust, siis kuula oma südant. Tabasid ühe mõtte, mis mul kaasas on pikalt olnud, et sa ütlesid ka, et ingalunge tavaline inimene, eks ole, et kui, no, mis tal viga tal rääkida, eks ole, tal elu on nii, ma ei tea, hõbelusikas suus sündinud, tööd palju tegema ei pea, on ju, kõik õnnestub. Ma mäletan, kui mina 21-aastase lapsega Tallinnasse tulin, kooli ma sisse ei saanud, kõik ma mõtlesin, et kas see ongi elu. Ja ma mäletan, et ma ei saanud jääda Tartusse, sest ma sain aru, et ma pean looma eduka, sisuka elu. Ega seda ei saa teha kuskil mujal kui Tallinnas. Ei saa, ja olles nii noorelt lapse saanud, siis ma arvan, et see oli ka minu jaoks väga suur väljakutse, et kas nüüd ongi kõik. Kas nüüd ongi ema roll? Üldse kallid emad, ma kedagi ei ütle, et see ema roll ei olegi väga tähtis roll, aga toona minu jaoks oli see tunne, et kas nüüd ongi kõik. Kas see ongi see, kus nüüd minu elu lõpeb sellega, et minust saabki ainult kodune ema. Ja see hirm pani mind tohutult palju asju tegema, kui ma tagantjärgi, siis ma mäletan, et kui ma hakkasin rääkima, et ma ei tea, tulin Tallinnasse, ma ei osanud, toona ei olnud veisi, millega sõita linnas. Mul oli Regio, jumal tänatud, mul oli üks hea sõber, kes töötas Regios, mul oli suur A4 Regio, Atlas kõrval istmel lahti, ma otsisin neid peamagistraale, kuidas ma sõitsin Tallinnas tänavaid, elasin Tallinnas, see oli täiesti ulme. Ja kui ma tagantjärgi mõtlen, siis see oli pöörane, mis sirutus tuli teha hirmu pärast. Ja ma arvan, et see on hästi oluline ka nagu mõelda kõigi teiste peale, kuule ja vaata, kes sa kuulad praegust. Et mõtle, mida sa oled teinud hirmu ajendil. Ja see ei ole see, et me oleme halbu asju teinud, vaid me oleme ka sirutanud tänu sellele palju. Arendanud, kogenud midagi, mida ma muidu mugavustsoonis ette ei võtaks, eks ole. Küll aga see kõik ei pea ka nii hirmutav olema. Ja siis ma tahtsingi just jõuda küsida seda sinu käest, et sa räägid hästi palju sellest kompassist, kehast. Mina arvan, et toona minul ei olnud kompass töökorras. Ma lihtsalt tegin midagi, mis tundus nii õige. Täna istus siin 49-aastasena, ma ütlen, et minu kompass on minu teenistuses. Ma saan aru oma kehast, ma tunnen, kuidas minu keha kui tööriist toetab. Ma märkan, kuidas minu meel muutub ärevaks ja mida mu keha räägib. Ma saan aru, kus tuleb mul see sisemine jah. Ja kui see ütleb ei, pigem mitte või võib-olla ja mind on õpetatud, kui on võib-olla, siis see on ei, kuni ei tule kindlat jahi. Et see on see, et kus sina oled ära õppinud seda kehaga kontaktis olemist ja keha kompassi usaldamist, et ta töötab sinu heaks. Või millal see tuli sulle? Ma arvan, et olemas on see meil kõigil. Iseasi on see, et kas meid on õpetatud ja meid ei ole õpetatud, meid on õpetatud mõistust kasutama ja et see mõistus oleks terav, et me oskaksime, ma ei tea, matemaatilisi ülesandeid lahendada hästi ja me oleme mälu treeninud hästi palju kooli ajal ja see kõige parema osa, kus inimene areneb ja kasvab sellel ajal, meid on väga palju treenitud, aga ainult nagu ühte suunda, mitte see, et aga kuula ennast, et kuidas praegu, mitte seda pooltki üldse, et see on olemaski. Ja eks see läheb inimeseti ju erinevalt, et kas ikka teistmoodi ei olegi võimalik. Ühesõnaga ikkagi peab juhtuma midagi halvasti. Mis sinul juhtus? Et peavad tulema raskused, peavad tulema ikkagi sellised raskused, kust sa hakkad ise elu vastu huvi tundma, ise enda vastu huvi tundma ja vaatama, et kas saab äkki paremini kui siiani. Ja ei tule nii, et on selline pinnavirvendus, et elu on nii lihtne, nii tore ja siis sa hakkad huvituma. Ei hakka. Ja see on väga erinev, millal kellelgi siis juhtub niimoodi. Et kas see tuleb vanemas eas või nooremas eas. Ja ma arvan, et siin võiks olla oluliseks faktoriks see, et võib-olla kui praegu vaadata nooremaid ja võib-olla kui meie põlvkond on juba natukenegi teadlikum, siis on nende kasvukeskkond on juba teissugune, et me juba räägime sellest, et aga kuidas sa ennast tunned on ju, või
et mine selles suunas või mine selles suunas, et vali sealt, mis su süda sulle ütleb, on ju. Et selliseid asju ma arvan, et ei ole ei sulle ega mulle keegi öelnud, et siis pigem oli ikkagi see, et väga korralik mingisugune amet ja kus sa saad ikkagi korralikult nagu palka, mine õpi midagi ülikoolis, on ju. Et mingid käega katsutavad asjad, mitte mingid uhuud, ikkagi majandus oli, ma mäletan siis, kui mina lõpetasin keskkooli, et mis need atraktiivsed alad nagu olid, on ju, et aga mitte see, et mis sa tahad, mis see siia puutub. Et see on tulnud nagu ajaga, et eks neid keerulisi asju ja ma ütlen, et see, ja kui sa võtad ka praegu, ütleme siis nooremat ja veel nooremat põlvkonda, see on nii erinev, mis kellegi puhul, see minu raskus ei pruugi kellegi jaoks olla üldse mingi raskus. No mina tegin läbi väga raske leinaperioodi, siis keskkooli lõpus, ülikooli alguses, et see oli see minu, ma ütlen, et nii raskelt tõenäoliselt ei ole ma ühtegi asja enam rohkem läbi teinud, sellepärast, et see oli ikka selline sügav künd seal masenduse depressiooni radadel, et ja mitte keegi ei osanud sellel hetkel, vaat praegu on kuidagi nagu rohkem, on kuidagi seda materjali võib-olla rohkem või võib-olla, ja ma ei tea, kas see on hea, et võib-olla on jälle raske valida, on ju, aga ega keegi ei osanud mind juhendada või suunata või keegi ei saanud arugi, kui halvasti mu sees on asjad. Ma tahtsin just mõelda selle peale, et kui sa ütled, et mul oli tohutu leinakünd, tõeline künd oli seal, et mida sa oleks toona vajanud või mis oleks toona sind aidanud, et kiiremini või paremini või toetatumalt toime tulla selle protsessiks. Lein on selles mõttes väga individuaalne ja eriline protsess, et seal ei ole olemas reegleid, see peab olema niimoodi tehtud. Küll aga, mida ma terapeudina ja ise ka kogenuna saan öelda, et on vaja anda ruumi leinale, teadvustada ja anda protsessile ruumi ja aidata selle protsessil edasi liikuda. Tavaliselt, mida inimesed teevad, on esiteks, nad ei teadvusta seda, matavad selle teema maha ja kolmandaks siis, kui vähegi tekib mingi kontakt sellega, siis surutakse veel rohkem alla, et me sellega ei tegele. Jumala eest. Ei eksponeeri ennast nendele olukordadele, ei räägi sellest ja võib olla aastaid kesta, nii et lein on leinamata ja siis tulevad olukorrad, kus lein lihtsalt vupsab pinnale jälle, sest ta ütleb, et näe mind, võta mind omaks, sest ma olen sinu osa, sest on midagi nii olulist sinu elus olnud, armastatud, kogetud, et seda on tarvis leinata. Mulle see hästi leina juures meeldib, et see on sügav, see näitab, mida on kogetud, kui palju emotsioone, armastust, hellust, rõõmu on sellega kaasas olnud. Sa küsisid, et mis see oleks mind aidanud. Ja. Nüüd, kui ma võtan iseenda elus ja võtan tagasi, siis ma olen hästi tänulik, et täpselt niimoodi läkski, nagu läks, sest et muidu ma ei oleks praegu see, kes ma olen ja seda ma ei annaks käest ära. Minu abiliseks lõpuks sai, see kõlab väga veidralt, aga sai võib-olla see teispoolsus, mis ennast siis märgutas ja kust ma sain aru, et see elu ei olegi üks asi, et sa võid fantaseerida, et äkki on midagi teisel pool. Aga et ma mitte ei usu, vaid ma tean ja mulle tehti see nii lihtsaks või kuidagi, et see abi tuli teiselt poolt. Aga et kui ma praegu mõtlen, et kui mul satuks, ütleme, sarnases olukorras keegi kõrvale, kelle puhul ma näeks, et on keeruline, siis praegu ma teeks niimoodi, et ma võtaks ta oma linnutallu, ma annaks talle eraldi maja või koha, ütleks lihtsalt ole. Et ma vaatan, et sul on toit olemas, et on riided olemas, lihtsalt ole. Ma pakuksin talle seda igapäevast turvalist keskkonda. Ja, aga lihtsalt ole. Et mitte midagi ei pea tegema, et võtku töölt ära, võtku kõik asjad ära, lihtsalt ole. Ja see tundub hirmutav inimestele ka, et kuidas ma olen, lihtsalt olen. Midagi ei tee, on ju. Et võib teha ka, et kui on vaja, las siis aerutab seal jõe peal või rohib midagi või ükskõik, aga ei pea midagi tegema. Et jah, see, mis sa mainisid, ongi väga õige, aega on vaja. Ja võib-olla aga meil ei ole võtta kohe võib-olla tihtilugu enda ringkonnast või ümbert kaudu, et oleks hea, kui kellegagi saab siis, kui oled ise valmis mõtteid põrgatada.
endale sobival hetkel, sest et vahel võib tulla see, et keegi õudselt tahaks sulle, aga ma ei ole valmis. Oled sa kogenud seda, minu meelest sa räägid hästi tähtsal teemal ka meie kultuuritaustast, palju laiemast kultuuritaustast. Meid on õpetatud vastu pidama. Peab hakkama saama, kõik on saanud. Just tugevad olema, sirge seljaga raskustest läbi minema, higi, verd ja pisaraid teistele mitte näidata. Meil öeldakse ju, et naera terve maailmaga, nuta üksinda. Ja kujutad ette, nüüd sa ütled, et kui sa oled valmis, tule ja räägi, aga see on ju nõrk, meil kultuuriloos on see nõrkuse märk. Ja see on minu meelest, siin on hästi oluline teema, mis on nii vahva, et me sinuga puudutame seda, et see ei ole indiviidi teema, see ei ole ühe inimese lugu, see ei ole ühe perekonna lugu, vaid see on kultuuriline muster, mis meil on kaasa antud ja võt põlvkondade kaupa meil on vaja seda hakata tugevalt muundama. Ehk et tugevuse märk on see, et ma julgen endast rääkida. Tugevuse märk on see, et mul on üks usaldav kõrv, kes kuulab mind ja ei hakka mind korda tegema, ära tervendama, sest ma ei ole katki, mul lihtsalt on keeruline hetk. Et ma ei vaja korda tegemist, terveks tegemist, vaid ma vajangi seda ühte voodi kohta turvalist hetke inimest, kes on valmis olema mu kõrval, kui mul on keeruline ja usaldada, et ma saan hakkama, kui ma jälle olen selles kohas, kus ma saan liikuda edasi. Kuidas sinul sellega on? See käib, et me oleme väga siin oma Eesti ruumis mõtleme. Ma arvan, et see Ukrainas nüüd läheb ka väga pikalt, kuni ühel hetkel saavad inimesed nüüd umbes niimoodi rääkida, nagu meie siin räägime. Et mis ma tahan öelda on siis see, et tuleme sõjajärgsest ajast, kus kui sa võtad ka seda kõike seda Siberisse saatmise aega ja et äraandjad võisid olla meie enda ümber, on ju, ja see on meie juba siin genotüübis sees, et ära usalda, sest et sa ei tea, see sama naaber võib olla see, kes paneb su sinna, saadab sinna rongi peale ja saadab su siit minema. Nii et ellu jäämiseks me oleme õppinud nagu ära, kuidas toimida ja Eesti pealt on ju need sõjad ja see ebakindlus käinud mitu korda üle. Et praegu on nüüd väga pikalt olnud rauaaeg ja nüüd meil on hea jälgida seda, et vaata nüüd, kuidas sa näed, kuidas põlvkondade kaupa järjest, kuidas me jõuame nii-öelda tervema närvisüsteemiga inimesteni. Ja siit läheb veel aega ja see on äge näha, et mis siis on meie laste puhul või nende laste puhul või et kuhu nemad veel jõuavad. Aga et selge see, et minu vanaema, kes siin Tallinnas oli väike laps, kui oli pommitamine, et siis tema see kasvukeskkond ja need asjad, et naised olidki üksi ja pididki üksi hakkama saama, sest mehed olid sõjas kadunuks jäänud ja pididki ja seal ei olnud, mida sa seal nutad või halad, sul on lapsed, kes on ära toita, minu vanavanaemal näiteks. Ja nüüd see sama muster on antud edasi. Järgmine põlvkond lapsed on õppinud ära selle, mismoodi siis emme peab olema ja minu vanaema on andnud minu emale ja minu ema omakorda mulle mingi väikese osaga iga korraga see juba läheb kergemaks ja juba midagi lahustub. Et mul eile oli emaga vestlus sellel teemal, et kuidas tema ei ole olnud ka minu kasvamise ajal nagu see, et kui äge ja vaata kui hästi sa paned või selline et ma kogu aeg ütlen sulle juba hästi, on ju, et pigem ei ole see ja ei ole talle ka öeldud. Ja mina olen nüüd see, kes tunneb, et sellest võiks nagu puudus olla ja üritan nüüd seda oma lastele anda. Ja ma näen, kui suur vahe sellel on, et kas tal on see seljatugi nii tugev ja et ta oskaks ise ennast väärtustada. Ma näen nagu mingeid järgmisi asju, aga oluline on olnud ellu jääda. Me räägime siin mõned põlved tagasi alles. Et nagu me ei saagi öelda, et näed, nemad tegid nüüd valesti või et nad tegid väga õigesti, et siis oligi hoopis teised mängureeglid. Aga meie asi on vaadata nüüd praegu, et kas see, mis me oleme saanud pärandusena eelnevatelt põlvedelt, et kas tervet seda pärandust on vaja võtta või äkki mõned asjad võib sellest pärandikirstust nii öelda, mis me saame, või me lükkame mõned asjad siit, ütleme, et seda me edasi ei kanna
Aga need on need ilusad asjad, need tugevad, neid me tahame, need me anname edasi oma lastele. Aga teeme sellise valiku. Mulle hästi meeldib see, mida sa jagad, sest ma väga nõustun sellega ka, et me saame ju eelnevad põlvkonnad on toime tulnud, õppinud ära selles ajas elama, kus nemad kasvasid. Muidugi. Lapsi said, elus olid, rõõmu tundsid, elu edendasid. Ja siis järgmine põlvkond, aga ajastu oli muutunud juba. Et iga ajastu vormib oma inimesi, aga see kaasa antakse, eelnevad põlved annavad kaasa oma hoole ja armastusega seda, mida nemad õppisid oma ajastust ellu jäämiseks. Ja see töötas ja kui sa mõtled koolisüsteem samamoodi, me praegu ju treime samasuguselt, samamoodi õpetame, muudku samamoodi. Aga kas see on nüüd see? Just, ja mind hästi nagu, ja sellest ma ütlengi, et kui mõtleme ka nende põlvkondade seljakottide peale, ma arvan, et mina ise olnud ka vaadates tagasi, mõtled, issand, miks minule nii ei tehtud ja miks mina ilma jäin sellest ja ma oleks ka vajanud seda toona ja seda teist ja kolmandat. Ja see protsess ja see pettumus ja pahameel on olnud minu sees. Väga hea, mis tähendab seda, et järelikult oled sa andnud edasi midagi juba, sa oled aru saanud, ma oleks tahtnud nii, nüüd ma teen oma lastele nii siis, ja usu mind, nii kurb kui see ka ei ole, ka meie lapsed vaatavad ja mõtlevad, miks ta ei võinud nii ja nii ja ma tahtsin just seda just öelda ja ma arvan, et see on nagu nii oluline, et võib-olla 2 aspekti siin ka kuulaja vaata, et mida iganes sinu lapsepõlves toimus või jäi toimumata, kui sa oled saanud täiskasvanuks, siis on sinu vastutus luua see elu, õppida need oskused ja hakata endale pakkuma seda, mis lapsepõlvest puudu jäi. Et see süüdistus etteheide oma eelnevatel põlvedele peab läbi saama. Aga see on oluline märgata, et seda ei tohi ära unustada. Ja teine asi, et loomulikult, et see, mida me täna toodame oma lastele, tõenäoliselt olla valmis siis selleks, et ühel päeval nemad tulevad. Ja see ongi minu jaoks see küps täiskasvanu mudel, et ma olen ikka oma lastele, mul on ka 4 last ja ma olen ikkagi öelnud, et kui te ühel päeval jõuate sinna kohta, kus te lähete tagasi oma lapsepõlve ja tahate tegelema hakata lapsepõlve teemadega, siis mina emana tulen ja kuulan ja olen kohal. Sest mina olin seal, ma mäletan, mil moel ma lõin seda lapsepõlve teile. See, mis suhted meil täna on, millise taiplikkusega ma täna neid suhteid hoian, on väga erinev sellest, kui keegi oli 3., 4., 5. Ja siis usaldada ja samas ka vastutada selle jama eest, mis ma siis korraldasin, mitte sellest, et ma ei oleks tahtnud paremini, vaid ei osanud või energiat ei olnud paremini teha. Et ka võtta need asjad üle, eks ole. Aga tulen tagasi sa puudutasid nii olulist teemat, mis mind hästi kõnetab kohe. See koolisüsteem ka täna, et me õpetame samamoodi, sama mudeli alusel nagu kunagi. No, mina mõtlen ka, et ma läksin kooli 84 ja samamoodi sama programm on veel täna. Täpselt sama programmi, eks ole. Ja ma olen välja öelnud ka seda, et kui me ei õpetaks lastele lugemist ja kirjutamist, siis oleks see katastroof. On ju nii? Võimalik. Ma usun, et keegi vanematest ei oleks nõus sellega, et kool ja me ei õpeta äkki lugemist ja kirjutamist. Küll aga me ei küsi täna, kas me suhtetarkust õpetame lastele. Kas me tundetarkust juba natukene tuleb, kas me kehatarkust õpetame lastele. Kuidas seda kompassi töös hoida, kuidas suhetes olla, kuidas suhtes endaga olla. Et seda mina ei näe, et kooliprogrammis oleks selline tund juba sisse tulnud, et meil integreeritakse juba, me oleme väga suure sammu edasi teinud. Aga tänane keskkond nõuab ka seda, et me vaataksime ka ainekavadesse sisse, kuidas hoida kehatarkust, kuidas hoida tundetarkust, kuidas hoida emotsionaalset küpsust, kuidas aidata sellel noorel emotsionaalselt küpseda. Kõike seda. Tuleb vast, nagu sa mainisid, eks tuleb tasapisi. Juba räägitakse asjadest, millest isegi võib-olla 10-20 aastat tagasi ei räägitud. Selliste väga suurte protsesside, see on aeg, hästi palju aega. Hästi inimese eluaeg on nii lühike, et ise endaga sa saad natukene nobedamalt ja sa mõtled, näe, võiks ju teha kohe kõik selle korda. Võtab nii palju aega. Mitmenda korda tuleb meil see korda, et ma ei tea, ma olen viimasel ajal hakanud mõtlema selle peale palju. Just nimelt see, et teeme ruttu korda, mul on ka tulnud inimesi
ka klientidena ja koolitustel, et nüüd ma olen käinud mitu korda seda asja tegemas või õppimas juba, et nüüd ma olen juba päris nagu nüüd ma olen nagu korras. Et kas ma nüüd olen korras? Nüüd oled valmis. Et nagu enne ma olin katki ja nüüd ma olen Yeah. korras. Ja ma tahan seda kohe nagu vaidlustada, seda mõttelaadi, et meil on nagu väga tugev arusaamine, et enne ma olin katki ja nüüd ma olen korras. Vaata lahutustega ka, et kui ma olen suhtes, et nagu või nagu abielus olla on nagu olla korras ja lahutuse järgselt on nagu katki, et mina ei tea, kõik suhted lõppevad läbi surma või lahkumineku. Mina ei tea ühtegi teist varianti, kuidas suhtest välja saada, kas sina tead? Ei tea ju. Jah, vist ikka väga ei ole. ei ole üldse nagu, et kas ikka surm või lahkuminek. Aga kuidagi jällegi ma tulen selle kultuuri tausta juurde ja see on mitte Eesti kultuurile omane, vaid see on nagu laiemalt omane see, et meil oleks justkui nagu, et see arengutee ei ole kas korras või katki, et see on enese areng. Ongi spiraalilt liikumine. Et meil järjest liigume uude kohta, eks ole. Et ei ole, küll oleks tore, võib-olla see oleks selline ilus naiivne pilt, et näed, ma olen nüüd kuskil, ma olen nüüd valmis. Ja. Et sellist hetke vist ei tule, et ikka on huvitav endaga mingis osas edasi liikuda ja midagi uut veel avastada ja Osho vist kindlasti ma nüüd sõnastan ja tsiteerin valesti, aga võib-olla veidi ebatäpselt, aga mõte on siis selles, et üks osa on see meie see, kus me oleme mõistusega ja see teadlik osa on ju, ja siis kui me lähme nüüd siia allapoole ja kusjuures arengus, et kui sa kuhugi liigud, siis kõigepealt sa liigud siia allapoole, siis alles ülespoole on ju, aga et siis on ütleme see alateadlik osa. Et hästi paljud asjad on meil seal alateadvus, mis meil on lapsena juhtunud, näed, et kunagi, et mingi hetk sa tegeled ainult selle teadliku osaga, see, mis sul siin kahe kõrva vahel, et mis su mõtetes toimub, on ju. Et see on see esimene tasand. Ja siis, kui sa sealt oled ära toimetanud juba küllaltki palju, siis sa jõuad sinna järgmisse, kus on sul alateadvusest, on mingid asjad, mida meel sul ei lase kohe ligi, millele sa ei pääse ligi, siis toimetad seal ja sealt edasi tuleb kollektiivne alateadvus. Ja siis sa hakkad nägema järsku veel suuremat pilti, on ju, et millele sa täna ka siin vihjasid, et näed, et aga et see on meil, ja võt need kihid, ja siis sa lähed veel ja siis tuleb veel kosmiline alateadvus ja siis alles sa lähed hops, kus siin tekib see üliteadvuse erinevad kihid, jälle täpselt samamoodi 4 tükki üles, et vastavalt selles kohas, kus sa siis parasjagu oled, et rääkida nüüd tollele inimesele, ma olen täitsa aru saanud ka, et kui on koolitused või kohtumised, et kohati võib olla keeruline mõista selle inimese, kui ma räägin mingitest asjadest, mis tulevad sul võib-olla, et mida sa räägid ka, mida sa siin tunned, on ju, või et sul on mingi keha, et mul on mingi kompass või mingi sisehääl või ma kuulen midagi. Rääkida inimesele, kellel on praegu võib-olla siin mõistuse tasandil ja kellel on kes on nii kramplikud, kellel on seda ülemõtlemist näiteks, et kui ta tunneb ennast ära, et mul on hästi palju ülemõtlemist, mul on raske magama jääda, ma muretsen kohutavalt palju, et mingid siuksed, ta on seal. Siis ta ei saa aru, see on nagu, mis juttu sa räägid, mida, ta ei saa aru, see ei kõlksu kokku mitte millegagi praegu tema jaoks. Et siis tulebki selle kohaga seal tegeleda, et kuidas seda nüüd rahustada, vaigistada ja kas need minu mõtted on nüüd täpselt ikkagi selle raja peal, kus ma tahaksin, et nad oleksid võib-olla mingeid väikseid asju, mida saab seal hakata juhtima. Et need on jah, niivõrd erinevad kohad, aga et kas nüüd koolisüsteemi tuua kas või natukenegi sisse jah, seda, et me saaksime aru, kuidas meie mõtted, kuidas emotsioonid ja see ei ole enam nüüd praeguse, kui me täna räägime, see ei ole uhuu-teadus, et nüüd on juba teadus ka suudab näidata, et kui sa mõtled näiteks nii, siis sinu kehas on ühed kemikaalid vallanduvad ja sa tunned ennast ühtemoodi ja su kehal näiteks on parem või et su ka siseorganid ja kõik närviga, kõik asjad, kõik töötavad ühtemoodi. Ja nüüd näiteks, kui sa mõtled nagu keerulisi, pahasid mõtteid, fantaseerid ka veel, mis võiks halvasti minna, et mis see teeb sinu kehaga? Mitte ainult, et nüüd see on mõte, aga sellel on tagajärg ka tervele sinu kehasüsteemile, on ju. Et meid õpetatakse sedamoodi, mitte ainult võib-olla seda,
et näed, et siin on, see on ka oluline, ma teaksin, kus on mis luud on ju ja me kõik mäletame sealt võib-olla neid piinlikkust tekitavaid tunde seal põhikooli ajas, kus näidatakse poisi keha ja tüdruku keha, mis on paljad, siis kõik itsitavad ja see osa, et see on ka üks osa ja aga nüüd see teine osa ka, et kuidas see inimene töötab, et mingid siuksed väiksed samme võiks teha ja mul on kuidagi nagu ikkagi usku, et me oleme nii uudishimulikud, et kui me juba näeme, et kuskilt see läheb nagu kergemaks või paremaks, et siis me kaevame sealt edasi. Nii nagu ma olen pannud tähele, et koolitustel, et kui ma räägin just täpselt, mis on seal siis nüüd väga seal mõttetasandil, seal nagu selle tavateadvuse tasandil, et kui sa räägid kas või sellest nendest ülesannete püstitusest, et kuidas sa paned, kas sa paned endale pean ülesanded, tahan ülesanded, kuidas neid sõnastada, kui me suudame juba seal muudatusi teha, kui palju kergemaks läheb. Kui palju kergemaks läheb, kui sa oskad märgata ja sealt edasi juba, kui me läheme edasi, mitu sammu edasi, kui sa oskad märgata seda enda sisetunnet, mis ütleb sulle ei mingil hetkel või ütleb ja nüüd mine siit. Kui palju kergemaks läheb see, kui sa oskad märgata märke, mis elu viskab sulle siit, sealt, kui palju toredamaks läheb. Et see sügavus on nii suur, aga kui me toimetame siin niimoodi pinna peal ja siin oma raskuses, siis tahaks kõigile öelda, tule vaata, et tegelikult saab paremini. Et me elame seda elu ühe korra ja me kõik hakkame suht nullist pihta on ju, sünnime siia siuksed beebid väeks, et aga prooviks, et me sureme ära ühel hetkel niikuinii, prooviks, äkki saab veel paremini ja uskuge mind, et noh, et jõuab küll, et kui anda endale võimalus neid samme teha, siis jõuab järjest parematesse kohtadesse. Minu huviks oli ma ise tegin ise endale nagu naljaga pooleks, ütlesin siin aastaid tagasi või niimoodi nagu sisekõnes, et kui väga paljud need, keda ma kuulan või kelle mõtteid ma olen kuulanud, on sellised vaimsed liidrid, kes on mehed, mitte Eestis, kas nad on siis Indiast või kuskilt, et nad on meesterahvad. Ja ma olen ikka mõelnud, mis tal viga rääkida, ta on mees. Lapsi pole, võib-olla kuskil on, naine kasvatab, on ju. Aga et kas on võimalik elada täiesti normaalset elu, et sul on koer, kass, et sul on mees, et sul on lapsed, et sul on, sa saad motikaga sõita, et sa saad kalapüüda, sa saad elada normaalset elu, et sa ei pea koopasse ära minema, kuskile ära kaduma ühiskonnast, et ma ikkagi elan seda, aga ikkagi jõuda nende nii-öelda vaimselt ja ka spirituaalses mõttes nagu kõrgemate taipamiste ja väärtusteni, kas on võimalik või ei olegi võimalik või ongi see, et sa pead olema seal Indias koopas. Kuhu sa nüüd jõudnud oled siis selle ja ma pean ütlema, et jõuab küll ja läheb toredamaks. Et andke endale see võimalus, et see ei tähenda seda, et sa pead laste kasvatamise kõrvale jätma, söögi tegemise kõrvale jätma, kõik see sama asi jääb, aga see energeetiline pool muutub. Kuulan sind ja mõtlen, et issand, kui väärtuslik see on, just nimelt väga mitmel tasandil. Esimene pool, mida sa ütlesid, oli nii oluline, et kui inimesed on oma ellujäämisrežiimil, oma igapäeva logistikal, kas lapsed on söödetud, kas riided on seljas, kas koolis on käidud, kas tööl on käidud, kas maja on puhas, kas koerad, kassid on süüa saanud ja nii edasi. Et siis meil ei olegi ressurssi millegi muuga tegeleda. Ja neile rääkida siis, et palun istuge rahulikult ja mediteerige ja mõelge kauneid mõtteid, tundub täiesti jabur. Ma arvan, ta viskaks sind millegi. Just, et ma mõtlen samamoodi, kui mõtlen oma isa põlvkonna peale või oma ema, kui samamoodi Siberis saatmine või põllu kündmine või laste kasvatamine oli ellujäämise koht, et see ongi täpselt see sama kontekst. Kui küll aga, kui me oleme juba sellest ellujäämise künnisest üle tulnud, et kuidas siis tekib see ressurss ja ma mõtlen hästi, et kuidas muuta ennetajaks, mitte kriisi reguleerijaks. Ja see on midagi, mis mind hästi ennast täna sütitab, et me oleme palju õppinud kriise reguleerima, et midagi peab elus traagilist juhtuma, et ma hakkan nägema olukorra tõsidust. Nagu sa ütled, me oleme üks kord siin elus. Et midagi peab tervisega juhtuma, et ma hakkan hoolitsema oma tervisest, midagi peab suhtes juhtuma, et ma hakkan hoolitsema suhte tervisest, midagi peab lapsega juhtuma, et ma annan talle tähelepanu, et midagi peab juhtuma, väga tõsist. Ja meil ei piisa, et kellegi lähedasega juhtus sama, vaid meil on vaja oma suhtes, oma lähedastega, oma inimestega. Et ja võt siin on minu meelest see taipamine minul endal, ma ei tea, kas sinul on olnud, aga minul endal tekkis see taipamine,
kuidas on suhe minul endal, mida tähendab suhe endaga, mida tähendab tähendusrikas elu, mis minu jaoks tähendab, mitte mis see teiste jaoks tähendab, mida öeldakse, et ma ei tea, ela nii või ela naa või et nii palju lapsi või nii tore kodu või, vaid et kas ma suudan selle virvarri juures leida nii palju vaikust, et ma saaksin luua kontakti endaga ja küsida, mida mina tahan, millist elu mina rajan, kuidas see elu välja näeb. Ja kõik need teemad sinna otsa, et see on ka üks asi, mida ma oma raamatus kirjutan suhteauditi kontekstis iseendaga. Et ma arvan, et need on need küsimused, kui ma mõtlen enesejuhtimise peale, et me ei hakka enesejuhtimisest ei räägi mitte seda, et kuidas ma aega juhin või mis on need tegevused, mida ma pean kindlasti, ma hästi meeles, kas pean või tahan, on ju. Aga et kas see on tänane elu, mida ma täna elan, on see elu, mida ma tahan elada. Ja kui ma elan elu, mis ei ole minu, ma ei tea, rätsepa lahendus, siis mis on minu võimuses teha teisiti? Ja väga paljud asjad on meie võimus teha teisiti. Muidugi on. Ja mulle väga meeldis see, kuidas sa võtsid praegust mõnusa poosi sisse. Mõtlesin kohe, et ma peaks plaksutama, ütlema, et nii äge, et see ongi see, et ma luban endal olla mina. Praegu jäin mõtlema mitme asja peale. Üks, mis on võib-olla oluline iseenda käest küsida. Meile räägitakse aja planeerimise oskusest ja et kuidas oma aega planeerida, töö ja puhkeaega ja nii edasi. Aga et energia planeerimise oskusest. Et kui meil on nüüd selline olukord, kus sul on energiat, sul on elujõudu, sul on jaksu ja nüüd midagi juhtub ja elu lõpeb ära. No mis iganes õnnetus juhtub midagi. Öeldakse, et inimene läks liiga vara. Jah, et vaat ta oleks võinud veel, tal oli veel seda powerit, aga nüüd ta läks liiga vara. Aga kui on nii, et sa näed, et see veel kestab suht kaua, aga sul ei ole energiat. sa ei tunne enam rõõmu, sa ei jaksa, sul ei ole, siis on midagi valesti, siis me vegeteerime kuskil niimoodi aastakümneid võib-olla. Siis on midagi paigast ära ja nüüd tuleks vaadata, et mis me nüüd teha saame ja saame. Et vaadata, et mis on juhtunud, on see energia planeerimise viga kusagil sees, et kuhu see kaob. Ja ega kõik võtab energiat, see sama muretsemine, see ülemõtlemine, kõik see samamoodi, see on energiakadu, aga kus sul juurde tuleb? Millega sa ennast täidad, mis annab sulle seda energiat? Ja uskuge mind, me oleme naistena, me oleme paremad emad, me oleme paremad sõbrad, paremad töökaaslased. See ei tähenda, et ma jätan oma asjad tegemata. Kuidagi, et murda see mõtlemine, et appikene, see on nii egoistlik, et ma nüüd tegelen endaga. Kuigi ma samal ajal, ma ei tea, võiksin siin triikida pesu, näiteks on ju. Et see on nii egoistlik, siis vastupidi, mina ikka olen öelnud, et minu meelest on see äärmiselt egoistlik, mitte tegeleda endaga ja arvata, et kõik teised peavad minuga hakkama saama. Minu reaktsioonidega, minu solvumiste, vihastamiste, kõige sellega. Aga vaata, Inga, millest sa juba praegu räägid, minust on nii äge koht. Et sa räägid juba ka sellest, et see enda taiplikkus tekib, et minu energia on minu vastutada. Et me ei juhi ainult aega, vaid enamjalt veel aja planeerimisest rääkida, siis meil tegelikult ei ole aja planeerimise probleem, vaid meil on ärategemise probleem, sest me ei suuda kaitsta oma aega. Et meil on planeerimise, to-do listid on meil väga hästi korraldatud, kõik me teame, mida on vaja teha. Aga nad tehtud ei saa, sest meil on piirid hoidmata, aeg endal kaitsmata ja me ei oska, väga paljud me ei ole ära õppinud kaitsma oma aega. Kas tegeleda oma spordiga, tegeleda lugemisega, tegeleda oma tööga, tegeleda oma lastega. Meil elu tuleb kogu aeg vahele, öeldakse, et võt, nii kiireks läks seda, et ootamatult tuli see asi ja ma jätsin kohe asja pooleli. Ehk et see energiajuhtimine käib ka ju läbi selle ja ajajuhtimine käib ka selle, et ma olen seadistanud enda elu prioriteedid paika ja prioriteet number 1 on minu enda heaolu. Et kui minu enda tass on tühi, siis mul ei ole mitte kellelegi sellest tassist juua anda. Ja kui ma mõtlen selle vastutuse peale,
siis noh, see paneb mind küll enda eest hoolitsema, et noh, Helenaga rääkisime just, et kuidas põrutada särava ja sitkena 120-ni välja, et oleks vitaalsed, et oleks elurõõm, et noh, täpselt see, et energiat oleks tegutseda, toimetada, tahta elu elada, mitte lihtsalt vegeteerida ja kuidagi nagu ära olla. Ja mina mõtlen selle peale nii, et täna näeme hästi palju läbipõlemise protsessis olevaid inimesi. Ja mulle hästi meeldib mõelda ikkagi, et läbipõlemine ei ole sündmus, et see on nagu sünnipäev, mis külla tuleb kord aastas, eks ole, et see on protsess, see liigub järjest. Mida me näeme on see, et paljud inimesed ei võta tõsiselt seda protsessi tõsidust. Et no mis mul variandid on? Aga see variant on see, et ma võtan vastutuse ja minu meelest on see endast mitte vastutuse võtmine. Ma võtan vastutuse enda energias hoidmisega, sest kui see intensiivne tööperiood peale tuleb ja meil kõigil on neid perioode, et aga kui see tööperiood peale tuleb, siis hea kuulaja mõtle, kas ma olen ette hoolitsenud energiaressursi eest. Et kui mu ressursid on hoitud, nagu keldrisse mooside tegemine, kitsal ajal on ikka midagi võtta sealt keldrist kogu aeg, eks ole. Ma ei pea tootma sinna juurde, aga kui mul mitte midagi keldrist võtta ei ole, see on nälg kohe tulemas. Vana rahvatarkus oli see juba. Et ma arvan, et see on ka samamoodi energiaga, et ma saan energia puhul kogu aeg tagada, et mul on energia olemas ja on päevi või nädalaid, kus mul ei ole võimalik nii palju toota. Energiat on üks asi. Ja teine asi, mis teine mõte mul käis kaasas, oli see, et mis mind hästi kõnetas. Ma nüüd seon kaks asja kokku, ütlen, et kust meil tekib see väsimus ja kurnatus. Paljud inimesed pole kunagi arvestanud või mõtestanud, et kui minu enda piirid on hoidmata, me rääkisime Katrin Saaliga palju piiridest, et kui meie enda piirid on hoidmata, kui ma ei tea, mis on minu vastutus, kui ma ei tea, mis on minu vajadused, siis mul energia kaobki. See on nagu Šveitsi juust, mis on aukudega, eks ole, et ta kogu aeg jookseb välja, ükskõik kui palju ma toodan seda energiat, mu energia ei püsi minu kehas. Ja võt seal on ka nagu, et mulle tundub, et meil oleks nagu kahte nagu olulist tarkust juurde vaja oskuste tasemel. Üks asi, et ma vastutan oma energia tootmise eest ja ma teadlikult teen tegevusi, mis taastavad mu energiat ja annavad mulle selle elurõõmu. Mitte ma ei oota, et minu ellu tuleb keegi, kes on rõõmus ja teeb mind õnnelikuks, eks ole, nagu naljavisu öeldakse, et kui tahad saada õnnelikuks abielus, siis abiellu kellegagi, kes on juba õnnelik, mitte ära oota, et keegi teeks õnnelikuks. Mulle väga meeldib see ütlus. Ja teine on see, et vaata üle, kas sinu piirid on hoitud. Et üks pool siis tooda energiat ise ja tea, mis toodab sulle energiat, mis taastab su energia ja säilitab seda. Ja teine asi siis, et vaata, kas sinu piirid on endal hoitud, kas sinu vajadused on rahuldatud, kas sa oskad anda endast teada täiskasvanuna, ma vajan puhkust, ma vajan aega, ma vajan kallistust, ma vajan seda, ma vajan teist. Või et seda ma ei vaja, sest see ei ole minuga kooskõlas. Kuidas sinu piiridega on vajadustega? Sinna piiridele ka nüüd kohe. Mõelda sa ütlesid või arendasid mõtet nagu seda kaudu, et näed, et nüüd ma praegu näiteks võib-olla, et mul on kergem aeg ja nüüd ma vaatan, et minu, ma ei tea, energiavarud oleksid täis, on ju, ja siis võib tulla selline aeg, noh, et meil on praegu suvi, paljudel hea mõelda, vot näed, ja nüüd ma laen ennast, ma lähen tööle tagasi ja siis juba hakkab see sama ka maia hakkab pihta. Sa oled mitme lapse ema, ma ei tea, kas sulle öeldi siis, kui sa ootasid last, et proovi, katsu nüüd magada. Ma mäletan esimese lapsega. Katsu nüüd magada, sellepärast võib-olla sa pärast enam ei saa. Kas sa said ette magada? Minul on selline naljakas lugu, et minul soovitati, kui ma otsin oma esimest last, ma olin 20 ja mulle soovitati, et maga nüüd palju, sest nii kui laps ära sünnib, sa magada enam ei saa, mitte midagi ei saa. Ja siis mu laps sündis ära ja mul oli tohutult igav, sest mu laps ainult sõi ja magas. Ja ma mäletan seda aega, kui ma vaatasin ta voodi veeres, mõtlesin, et mul on kohe igav sellepärast, et ainult magab. Niisiis, aga me teame emadena, me ei saa ette magada. Ei saa. Et see ei ole päris
kahjuks niimoodi võimalik. Ja energiatega on väga paljuski samamoodi. Mõni mõtleb, et ei, et aga ma ju saan niimoodi, et ma nüüd 3-4 päeva, mul on siuke hullumeelne periood. Nüüd ma tõmban niimoodi, et mul on nagu veri ninast väljas ja ma rabelen ja ma teen ja siis ma näen, see on nagu 3 nädala pärast mul siin tuleb see, siis ma saan puhata, vot siis ma tõmban sinnani välja. Ja neid inimesi on väga-väga palju minu ümber ja ma näen ja see on nagu kuidagi nagu siuke, et nagu pidev katki olegi ja siis kunagi millalgi ma hakkan ennast laadima. Mina leian, et me võiks proovida lihtsalt, et proovige. Mina olen proovinud, näed elus. Proovige ka sellel eriti kiirel perioodil, mida kiirem on. Võtta endale aega teadlikult. Ise endale aega, millal sa ennast maha laed. Need võivad olla vahel, võib-olla on 5 minutit, võib-olla sul on 10 minutit. Kindlasti on. Nii kiire ei ole võimalik, et sa oled nüüd, ma ei tea, mis sa oled ärkvel, oled 12 tundi näiteks, võib-olla ülejäänud see 12 sa magad, on ju. Ma ei tea, kuidas inimestega on, on ju. Et noh, et see ei saa olla, et sul on nagu see kõik sekundi pealt ära nagu kogu aeg sa teed midagi. See kindlasti ei ole nii. Et mida tihedam on mu graafik, seda rohkem ma võtan ise endale aega. Seda rohkem ma jälgin seda, kus, et näiteks kui meil on, ütleme siin praegu podcasti salvestus ära, et ma pärast seda võtan endale aega. 5-10 minutit, 15 minutit. Seda rohkem ma seda jälgin, nii et ma leian seda, et kui me tahame justkui, et meie see masin, mis meil on antud, see keha, et me muudkui lükkame edasi ja veel rohkem ja veel produktiivsem tuleme ja veel rohkem võtan endale ülesanded ja veel raskem on ja ma saan hakkama ja me tahaksime, et see keha põhimõtteliselt on nagu Porsche, Lamborghini, ma ei tea, mis need on, need kiired autod. Ühesõnaga, et paneks lendaks niimoodi. Aga sa ei ole mitte midagi teinud, et seda parandada või parendada, et seda upgrade'ida. Eesti keele sõna ongi parendada või? Parendada, et see läheks paremaks, et seda täiustada, siis ütleme niimoodi. Sa oled Žiguli või Zaporožets. Kölledi, mingid asjad kukuvad otsast ära ja nüüd sa tahad, et sa oleksid sellel võistlusel kõige kiirem, et sa tahaks teistega koos võistelda. Ei, sa ei saa minuga koos võistelda kahjuks seal võidusõiduraja taga. Sa ei saa vaadata, et oot, aga Inga saab, ta teeb nii mitut asja. Kuidas ta ei lähe katki? Sellepärast, et ma jälgin kulli pilguga, et mul oleks see tasakaal, et ma ei teeks ennast katki. Eriti siis, kui on kiire andmine ja eriti vaatan ja lükkan mingisugused asjad kõrvale, mida ma tunnen, et mis ei ole nii olulised võib-olla. Et see on oluline ja tähtis, et jälgida ise ennast, eriti just nendel kiirematel aegadel. Piiride kohta küsisid, aga ma vastasin sinu eelmise, lihtsalt sinu enda selle jutu sees olevale punktile. Aga piiridest rääkides ma arvan, no midagi ei ole teha, arvata seal on ka ju teooriat taga ja ka psühholoogias, et jällegi, kuidas me lapsepõlvest oleme, kui on meid õpetatud või kuidas me oleme ise õppinud neid piire siis hoidma ja kehtestama. Ja ühtlasi saame mõelda ju emadena ka praegu, et kas me oma lastel oleme lasknud turvaliselt õppida neid piire sättima, et kas see on okei, kui su laps ütleb, et ei, neid pane täna, neid panen need sinised papud või siis sa lähed, et sa mina ütlen. Sa teed nii, nagu mina ütlen. Või ma ründan sulle tuppa sisse, kuigi sa oled selle toaukse kinni pannud ja ma ütlen, sa oled minu juures, nüüd on asjad nii. Et kas me laseme tal turvaliselt neid piire kehtestada. Või siis on siis kas meie lapsed, kas me ise oleme õppinud ära selle, et pole mõtet, minu piiridest sõidetakse üle, ma õpin selle mustri ära ja siis ma täiskasvanu eas lasen ka, ma ei tea, meestel võib-olla või partnerlussuhtes sõita üle enda piiridest, sest niimoodi ma olen, see on nagu see minu mugavustsoon, niimoodi on minu närvisüsteem harjunud. Et vaadata need kohad üle ja see iseenda piiride või et sa ütled ei,
sest see minu ei sulle võib olla jah mulle endale. Ja et mitte karta, et sa kedagi solvad. Ma ei ütle sulle halvasti, et näiteks kui ma oleks täna see võib-olla sulle ära ütelnud, et siis see ei ole mitte, see on siis sinu asi valus öelda, aga et kui sa võtad siit nagu mingi solvangu või saad pahaseks, see on see sinu reaktsioon ja ma ei saa teiste reaktsioonide eest vastutada. Aga kui ma ei tee seda selle koha pealt, et ma ütlen sulle halvasti, aga minuga on kõik hästi ja ma olen rahus, ma olen tasakaalus, siis ma võin öelda sulle ka, et tead ei. Ehk et see, mida sa räägid, tulen veel selle energia juurde tagasi, siis see mind ka, ma just mõtlesin, et huvitav, et kas see päriselt niimoodi ma päris ei mõelnud, aga hea küll. Aga see, mida sa ütled, on see, et ma täiskasvanuna vastutan enda piiride seadmisest ja enda jahide ja enda eide eest. Ja see, kui ma ütlen kellelegi ei, võib tähendada väga tugevat jahi mulle endale. Ja mulle hästi meeldib see mõttelaad, et inimene, kes ei oska ei öelda teistele, ei oska jaa öelda endale. Ja see mind hästi kunagi aastaid tagasi kõnetas, et mina olin see, kes hästi kiireid jahe ütles teistele. Mis tähendab seda, et ma tegelikult väga palju proovisin teiste kaudu elu elada. Ja siis, kui ressurss otsa saab, siis ma olen ise hädas. See on see kontekst, et kui ma ei tunne oma vajadusi, ma ei tunne oma piire, ma kergelt jagan need jahid välja, sest ma tahan olla hea inimene, meeldida, olla võimekast, näha, et inimestele meeldib see, mida ma teen. Siis ma annan ära rohkem ressurssi, kui mul on. See on, tuleme jälle keldri metafoori juurde, ma luban anda muuse rohkem, kui mul sinna salvestatud on ja sisse tehtud on. Ja ühel hetkel ma saan aru, et mul ei ole midagi enam anda. Ja ma arvan, et see on tegelikult hästi tähtis mõtte kohta, et kas minu piirid on mu enda hoitud ja see, mida sa kirjeldasid ka, kuidas lapsed piire õpivad või ei õpi. Jällegi tuleme tagasi, et mina mõtlen, et kas mina emana olen õpetanud oma lapsi piire austama või ma õpetan neid, et nende piirid ei ole olulised. Ja võt see mudel, et kas ma täna õpetan neid austama oma piire, kui nad on juba täiskasvanuks osad saanud, kas kahe täiskasvanu suhe, kui erinev see on, kui on laps ja täiskasvanu on erinevas kohas. Et see on hästi põnev teekond ja minul näiteks nagu oma vanema pojaga, mul oli vaja, et ta kodust välja koliks, et me saaksime kahe täiskasvanu vahelisi piire ja suhteid rajada. Et mul oli keeruline hoida suhet täiskasvanud pojaga nii, et see oleks austav tema suunal. Ja mina vajasin sellist distantsi enda jaoks. Ja täna ma saan väga hästi aru, mida see tähendab ja kui ta tagasi koju kolib mingiks ajaks või tuleb nii-öelda puhkama koju, siis täna ma suudan seda kahe täiskasvanu suhet hoida, aga toona oli vaja teistsugust dünaamika muutust näiteks. Tütrega mul oli teistmoodi, tütrega ei olnud üldse sellist muret näiteks. Aga tulles tagasi selle energia juurde, me rääkisime kõik, kes on kuulanud juba erinevaid saateid, Kristina Herodesega rääkisime pikalt, et kuidas puhkus on treeningu osa, kui me tahame kütta nii, et tuul vihiseb kõrvus, siis treenimise juurde kuulub puhkus ja see enda taastamine. Ja samamoodi Helenaga rääkisime, et kui oluline on hoida energiat ja ka kõige madalama energiaga päevadel teha see miinimumprogramm, mida me suudame küünte ja hammastega kinni hoida. Et see on tegelikult see, ma saan aru, et see ongi see, millest sa räägid tegelikult iga päev leides aeg. Küll aga mida ma mõtlesin selle all, et ma lihtsalt siis täpsustan seda, mulle tundub, et see võib-olla jäi nagu, võib-olla läks kõverpeeglisse. Mida mina näen ja mida ma ise olen kogenud, on see, et kui ma olen heas füüsilises vormis, ma olen hästi maganud, ma olen hästi toitunud, ma olen hästi trenni teinud, ma olen heades suhetes, ma olen heas füüsilises vormis, siis see intensiivne periood, mis ikka elus ette tuleb, et me taastume sellest kiiremini nii vaimselt kui füüsiliselt. Mis tähendab seda, et seal ei teki seda efekti, et ma jään haigeks pärast pingelangust, mida väga paljud kogevad. Et see on mingi periood saab läbi ja sealtakse, ma jäingi haigeks, vaata. Õpetajad räägivad nagu ühest suust, et nii kui koolivaheaeg algas, palavik üleval ja kohe nii juhtuski. Et see tegelikult kirjeldab ju mitte seda, et vaata, vaid et ma ei olnud heas seisus ennegi. Ma ei hoidnud oma energiat ja nüüd lihtsalt mu keha saab lõpuks puhata, sest enne tal ei olnud luba puhata. Ja nüüd ta siis võtab täiesti tagasi selle puhkuse. Et võib-olla see on nagu see mõte, mida sa ka kirjeldad, et ette me magada ei saa. Küll aga mida me saame teadlikult teha, nendel päevadel, kus mul on motivatsiooni palju, suutlikkust palju, distsipliini, ma saan väga hästi hoida oma head füüsilist võimekust.
ka nende päevade jaoks, kui ma saan teha väga miinimumi. Seda mõtlesin, et jah, eks ta nii on. Vaata, kui sa vaatad näiteks Tartu maratoni ja mul on sõpru, kes seal käivad ja siis vaata need, kes on nüüd need tippsportlased seal. Juba ruttu saavad omal selle suusatatud, juba nad on seal spaas või saunas, väiksed lõõgastused, mõnus massaaž. Ja siis see, kellel on niigi raske. Ta ei jaksa ju, siis ta on päev otsa seal, ta sureb ära, on ju, siis ta on nendes, ei tea, mis need toidupunktid või mis need asjad on seal, on ju, ta pole veel finišisse jõudnud, teistel on ammu juba läbi, ta on juba lennuki peal, juba sõidab teise riiki, juba on läinud. Maratoni lõpuni, vaata kui raske see on, kurnav on see füüsiliselt, on ju. See, kes on treeninud, vaata tal nagu, oli ka raske, jaa, aga teistmoodi, on ju. Et see, mis võiks inspireerida, on see, et mingid asjad, väga paljud asjad lähevad kergemaks, lähevad ka need, ütleme, nii-öelda need keerulised päevad või millest sa räägid või need rasked kohad, lähevad nii palju kergemaks, see läheb lihtsamaks. Elu läheb lihtsamaks, kui sa õpid, mismoodi see inimene töötab. Ja see on tore, et me saame ju ise valida ja see on meil vaba tahe antud, et elada seda elu nii, nagu me ise tahame. Et ega ei saa kedagi ju sakutada ja öelda, et kuule, saab ägedamalt, saab paremini, see elu on väga tore. Et võib olla see elu samal ajal nii taevas kui põrgu. Et kumma sa oled nüüd valinud? Kas see ongi see õudne koht, mis tuleb siin lõpuni kuidagi? Et miks ometi? Aga see on meie vaba tahe. Ja samamoodi nüüd kõrvalt saab olla samad asjad juhtuvad elus võib-olla. Et me tahaksime öelda, et minul elus, ei, tead, mis sa räägid, minul on ikka hullemad asjad juhtunud. Ja ma arvan, me oleme kõik nii egoistid, minu need hullud asjad on ilmselt need kõige hullemad ja sinu need hullud asjad on veel hullemad ja kellelgi on veel. Meil kõigil juhtub. Meil kõigil juhtuvad rasked ja väga rasked asjad. Ja nüüd sa saad võtta, et ütleme, et meil ikka juhtuvad samasugused asjad ja ühel on siin see elu põrgu ja teine vaatab appi kui äge elu. Ehk teine oskab siis kasutada seda. Just, et kus sa märkad, kus on need õppekohad, kus kohas, mis märke ma jõuan märgata, mida ma jõuan õppida, kuidas ma oskan ise ennast seal juures hoida. Kas, et ütleme, et need samad sündmuste rida, üks jääb sinna kinni, jääb üle mõtlema, jääb muretsema, jääb juba genereerima järgmist stsenaariumit, mis veel hullusti saab minna, on ju. Ja teine siin kõrvatab hoopis teistmoodi, et kuidas masin töötab, mida ta teeb, kas siin toimub mingi mõtteprotsess, kas ma kuulen oma sise, mismoodi see töötab. Ja kas on kooskõlas, kas me oleme peast ikkagi südamesse jõudnud, kas ma olen kooskõlas selle eluga, mida ma pean õigeks elu elada. Absoluutselt, kuidas sul hea on? Just. Ja ei ole niimoodi, et niipidi on õigem või niipidi valem, seda ma ei arva. Lihtsalt proovige jälgida iseenda puhul. Ja kuulake ja õppige nüüd kasvõi oled täiskasvanu ees. Küll sa leiad, ära õpi, ära jumala eest kuula mingi ühe inimese kogu juttu või teise inimese. Ühelt on ühte võtta, teiselt on midagi muud võtta. Aga kuula neid, kes sulle tundub, et on millelegi jälile saanud. Kes sulle tundub, et ta särab, sealt liigub. Mulle tundub, kuule sealt, vaata, äkki on midagi õppida. Et leia need õpetajad, sa ei pea nendega kokku saama, kaasa ja maailm pakub neid võimalusi üle veebi või leida kuskilt neid, ma ei tea, kas need saavad podcastid või raamatud või et õpi, vaata ja läbi enda filtri, vaata, mis aitab sind ja mis aitab sind just praegu. Et võib olla tõesti, et on keegi ülihea õpetaja, keda ma võib-olla võin mina näiteks mainida ja see üldse ei kõneta sind. Sa ei saa arugi, millest ta räägib, mis kosmosest, mis asjadest ta räägib seal. Et ära seda võtta, seda, kui see sinuga praegu kokku ei lähe. Võib-olla kunagi läheb või võib-olla ei lähegi, on ju. Aga võta see osa, millega sul on midagi peale hakata. Ehk et luba ennast aidata
ja iseendal ennast aidata just, ka. ma just mõtlengi seda, et luba endale aidata, et olla avatud erinevate teemadega ja ma jäin ka kohe mõtlema, et ma siin kohe liitun sellega, et ära ela kellegi tõde, vaid julge olla see kriitilise mõtlemisega, kelle tõe järgi ma elan ja kas see on minu enda tõde, kas see on minu enda valik, kas see on minu enda ootused, valikud, mitte leppida kellegi teise käsikirjaga. See ütles või näe, ma sealt raamatust, nüüd ma elan selle raamatu järgi või ma teen seda. Need on ka täitsa tavalised inimesed. Nad on ka jõudnud lihtsalt ise kuhugi ja nüüd ole ise oma elu filosoofia ja püüab pihta saada. Et see on nagu nii tore, et ma siin enda raamatus ka esitan küsimusi selleks, et avardada mõttelaadi, mitte öelda, kuidas on õige, sest ma arvan, et see on nii piirav. Meil kõigil elu on erinev. Ma mäletan, et kui mina noorelt lapse sain, siis meie sõpruskonnas küsis, ütle, kas nii on õige, kas on noorelt õige laps saada või on kogenud peast õige laps saada. Kelle jaoks on kuidas õige? Mina jaoks oli õige, sest need asjaolud sattusid kokku nii ja ma pean seda õigeks. Kellelgi ei ole õigus öelda, nii on õige või nii on vale. Absoluutselt. Oluline on see, et me oleme kooskõlas ise enda eluga ja oma enda väärtustega. Ja mulle tundub, et see väärtuste kohane elu on see, mis loob ka seda sisemist sära. Ja väärtustega vastuolus elu toob ka nähtavale seda sisemist konflikti, mida proovitakse siis ära vaigistada suuresti. Tead, Inga, meil on siin podcastis selline komme, et iga eelnev külaline kirjutab järgmisele külalisele ühe küsimuse. Mina ei tea, mis küsimus siin sees on ja Helena on siia küsimuse kirjutanud ja ma annan sulle selle küsimuse. Kas ta teadis, kellele ta kirjutab? Ei, keegi ei tea, kellele. See on nagu selline jadakiri või, et ta ei teadnud. Vaata, loe palun küsimus ette ja saame koos siis mõtiskleda selle üle. Kui sul oleks võime maailmas midagi muuta, siis mis see on? Kui ma olin väike, ei tea, võib-olla selline teismeline pigem 12-13. Vanaema ütles mulle, ma hästi vanaema laps olin ja siis vanaema ütles, et Inga, kas sa saad aru, et sa ei saa tervet maailma paremaks muuta. Ja võib-olla see mõjus mulle nii-öelda ärgitavalt, ma tükk aega mõtlesin, et ma ikkagi muudan terve selle maailma paremaks. Ja siis sain aru, et päris nii ei saa, vaata väga tihti lugu inimesed tahaksid hakata kõiki teisi, sest meile ju sellel hetkel, kui me oleme ise ei näe veel suurt pilti, siis meile tundub, et kõik teised teevad midagi valesti, meie ema, meie isa, meie ülemus, kõik teised on nõmed, et mina olen see normaalne. On ju, et me tahaksime kõiki teisi hakata juhtima, aru saamata, et ainuke, kelle üle meil täis kontroll on, oleme siis ka ainult meie isa. Ja siis ma mõtlesin, ma võtan sellise üldse mitte nagu lihtsa ülesandega, et maailmas, kus on nii palju probleeme, proovin mina teha nii, et mina ei ole probleem. Ja ma proovin nii. Ja nüüd on juhtunud nii, et võt selles samas teekonnas, kus ma olen proovides ise ennast järjest vähem siis probleemina kuskil nagu üldse, et oleks üldse selline võimalus või et ma järjest tegeledes ise endaga on palutud mind tulla rääkima ja ma olen sattunud olema muutuseks mingites kohtades, mitte siis ise seda teadlikult niimoodi suunates või tahteski. Kui mul oleks võime maailmas midagi muuta, see on nii suur küsimus. Sest et isegi siis, kui ma mõtlen praegu enda sees, et võib-olla mul olekski see sama soov, et ma sooviks, et inimesed ei sooviks midagi muuta, et lasta asjadel olla nii, nagu see on. Ja et mitte neid väliseid asju muuta, vaid vaadata ise enda sisse rohkem. Ja siis ma ei taha seda ära muuta, sellepärast, et muidu nad ei jõua selle arenguni ja muidu need õpetused ei tule.
ma päris ausalt ütlen, et kui ma praegu sellele muidu sügavalt sisse vaatan, siis mulle tundub, et see maailm ja see elu kõigis oma punktides on nii täiuslik ja see süsteem on nii täiuslikult välja mõeldud. Võib-olla see, et ma arvan, mis teeks lihtsamaks, kui kõik saaksid selle kogemuse, korra mõtlen, mis sellel järgneb kohe. Kui kõik see ja ikkagi ei saa seda ka. Ma ei saa öelda ühtegi asja, sest et siis ma näen, mis see järgnevus on ja see ei ole hea. Nii et ma ei muuda mitte midagi. Aga et see, mis ma korraks mõtlesin, et kui kõik saaksid selle kogemuse, päriselt selle kogemuse, et selle eluga kõik ei lõpe. Et kui nad saaksid päriselt selle kogemuse ja nad saaksid aru, et midagi ei saa juhtuda. Sest see päris asi oli enne, kui me siia sündisime ja jätkub pärast seda, kui me siit maa pealt ära lähme. Kui nad päriselt saaksid selle kogemuse. Et siis mulle tundub, et see annab selle pildi või taju sellest ja et võtaks ära natukene seda hirmu. Ja samas võib-olla annaks ka loa jällegi, et ma siis ei pea muretsema ju, kui kõik jätkub, siis ma ju ei pea hakkama ka neid arengusamme tegema. Aga just see, mis ma tahan öelda, et seal on, no ma ütlen, see üks asi võib teiseni. Nii et ma ei saa seda soovida, sellepärast, et me tuleme siia ikkagi põhjusega ja mingeid asju me ei saa seal teisel pool ära teha. Neid on vaja siin teha. Isegi siis, kui on nõme, paha ja raske. Sellepärast me siia tuleme, sest et neid muutusi ei saa teha seal kuskil, vaid saab teha siin ja teistega koos. Nii et me oleme siin põhjusega, ma ei muudaks mitte midagi. Ja mina tegelikult ütlesin, et see oli Helena küsimus, tegelikult oli see Epu küsimus ja just jäi mõtlema ka kohe, et minu meelest ei olnud Helena see, kes selle kirjutas. Mõtlesin ka koos sinuga, mõtlesin, et mis kogemus, kui mul oleks võime teha midagi. Siis ma pean tunnistama, mina nii ettenägelikult ei hakanud ära hoidma mingid olukordi. Aga ma mõtlesin selle peale, et mind ennast hästi kõnetab see ema Teresa väljend, et kui sa tahad muuta maailma, siis alusta sellest, et sa muudad ise ennast, lähed koju ja armastad oma lapsi ja hoolitsed sellest, et sa oled armastuses ise endaga ja jagad seda armastust laiemalt teistele. Ja sellega sa muudad juba maailma. Et kui minu käes oleks see võime või see võluvits, siis ma mõtlesin, et kui pikaks ajaks ma annaksin inimestele võime olla kontaktis endaga ja kogeda seda enesearmastust ja seda tingimusteta südames olemist. Ja ma mõtlesin, et kas see 24 tundi või kuni nädal, et 24 tundi on võib-olla liiga lühike aeg, et tekitab segadust palju, kes pole kunagi varem kogenud seda. Aga et ma siis ütlen välja, et ma teeksin nii, et nädal aega oleks inimesel võime kogeda seda enesega kooskõlas olemist, avatud südamega elamist, kogemist ja tema ümber on inimesed, kes on avatud südamega kogevad. Ja pärast seda tal on võimalus teha midagi teisiti, sest kui inimene pole kunagi jäätis söönud, siis ta ei tea, mis asi on hea ja sellepärast ma mõtlen, et see 7 päeva võiks olla piisav äkki. No nii nagu ikka jumala. Aga see on hämmastav, sellepärast, et meil väga paljudel on erinevaid kogemusi ja me ei õpi nende pinnast. Et see on nagu nii, et siin on vastuolu, nii et jah. Jah, aga nagu me Stellaga rääkisime, et armastamine on ikka julgetele. Avatud südamega elu elada on ainult julgetele. Et see ei ole lihtne lugu. Olla haavatav, olla kontaktis endaga, julgeda nähtavale tulla iseendana, olla uudishimulik ja kuulata teiste olemust, teiste nägemust, teiste kogemust, see ei olegi nii lihtne. See nõuab julgust, see nõuab kohalolu, see nõuab seda emotsionaalset võimekust.
ma sõitsin, see oli paar kuud tagasi äkki, sõitsin autoga, sõitsin Tallinnasse sisse ja ma mäletan seda kohta, mul sellepärast jookseb see pildis. Ja ilmselt see on siis oluline siis praegu siis öelda, et kuna see mul tuli meelde. Ja mul järsku tuli selline tohutu selguse hetk. Võib-olla seegi võib mõnele väga müstilisena tunduda, minu jaoks nagu enam ei tundu, aga kuidagi selline hetk, et kui me kõik saaksime aru, kui paljud teised, kes meil siin on, meid aitavad. Ja meie jaoks olemas on ja midagi teinud, et meie elu saab olla nii tore ja äge, nagu ta praegu on. Ja kui me ühtlasi saaksime aru, kui palju me ise teeme teistele ja aitame teisi mingis aspektis. Et see võrgustik, see kuidas mind aidatakse ja kuidas mina teisi aitan. Ja igaüks, absoluutselt igaüks, et ei ole niimoodi, et mina olen nii vähe tähtis, mina ei tee mitte midagi, ka sina. Et igaüks, et me teeme mingeid asju, et näiteks praegu, kui meie, ja et kui me kõik seda näeksime, et siis saaks tulla mingisugune selline suur plahvatuslik vahe, mulle nagu tajuksime seda, keegi on teinud selle diivani, ta on selle välja mõelnud, keegi on pannud selle kanga siia, ma saan istuda siin selle peal, keegi on selle toonud siia, kus me oleme siin stuudios. Sina oled kutsunud minu siia, keegi istub, salvestab, keegi jälgib, et see asi töötab, on ju. Keegi on välja mõelnud auto, et see töötab, ma olen saanud siia sõita selle autoga. Inimesed on elanud aastasadu, et ma saaksin olla praegu siin. Ja kõik see saab, mõtle, keegi on selle klaasi teinud. Keegi kuskilt tuli see, kui paljud on aidanud, et see punkt siin praegu, see hetk saaks olla. Ja mina aitan omakorda nagu vastavalt sellega, mis siis ma teen. Isegi kui sinu töö on kõige väiksem asi, ma ei tea, sa oled rekkajuht, vaata just siis, kui ma sõitsingi ja Tallinnasse sisse, oli kõrval üks suur rekka ja ma nägin seda seost, et kuidas tema toob selle mingisuguse toiduaine, mida mina õudselt tahan, toob sealt kusagilt kaugelt. Ja tänu talle ma saan seda tarbida, on ju, ta peab olemas olema ja tegema seda töö otsa, et mina saaksin ka sellest osa, on ju, või et keegi müüb värve, ta mõtleb, et mis, ma olen siin ehituspoes, müün neid värve, minust siin sealt, mõtle, ma saan osta, mul on tänu sulle võimalik minna sinna poodi. Ja ma saan selle värvi ja ma saan värvida selle terrassi ära ja see on, ja appi, kui hea tunde see must tekitab ja kui ma näen, kui see lõpuks on tehtud. Et kui me kõik saaksime aru sellest, kui palju me teineteist mõjutame, kui paljud aitavad mind, isegi ise seda teadmata. Ja kui paljusid aitan mina ise seda teadmata. Et me näeks seda seost, et sinu töö ei ole lihtsalt töö, vaid see on minu aitamine ka ja kellegi teise aitamine. Et me märkaks seda mõju, mis meil on teistel või tajuks seda kohati või et kui ma lähen tänavale, et kuidas ma sinuga kokku saan, kui sa oled täiesti võõras inimene, ma lähen tänavalt mööda ja ma korraks võib-olla naeratan või ma vaatan. Ehk see, millest sa räägid, see on nii ilus lihtsalt ja mind hästi kõnetab see, et see, millest sa räägid, on ju tänulikkus elule, tänulikkus teineteisele ja alandlikkus. Need kaks asja, et Katrin Saaliga me rääkisime palju, et meie elu õnnelikkus ja positiivne emotsionaalsus tuleb ka sellest, et kas me õpime märkama neid positiivseid emotsioone. Ja see ei ole küsimus, kui palju meil kumbagi rohkem on, vaid et kas me õpime märkama, tänulikud olema ja seda tunnet lubama endale. Et ma olen nii tänulik, et meil on see punane tiiv, ma olen nii tänulik, et meil on selline vestlus siin, et keegi on hoolitsenud. Ma olen nii tänulik, et märgata neid väikesid asju, ma olen natukene ettevaatlik selle sõna tänulik, sest seda mingi hetk nagu hästi palju ekspluateeriti ja eks nende sõnade ja asjadega on üldse see, et kes, kuidas, mida kuuleb sellest välja, on ju. Aga jah, märgata, no lihtsalt märgata, tähelepanelik olla, et korraks oma tähelepanu, oma jamadelt, muredelt, mõtedelt, kus su tähelepanu on ja tähelepanu on see, mida saab suunata. Mina saan suunata oma tähelepanu praegu kas siia või see on suunatav, see on tehtav. Märgata korraks. Vau.
keegi selleks, et meie saaksime praegu siin istuda, keegi ehitanud selle maja, tal on olnud need võimalused, jumal tänatud, minul ei ole. Ta on ehitanud selle maja, keegi on teinud need muud asjad, kõik need siia ja meie saame nüüd tänu sellele, et kõik need inimesed on midagi teinud, olla praegu siin. Ja tänu sellele, et need inimesed, kes vaatavad ja kuulavad meid praegu, tänu sellele saavad nemad osa sellest, mida meie siin loome kahekesi. Just. Ja pärast tänu sellele, et nad seda kuulavad, saavad nad minna oma kodudesse, oma suhetesse ja jagada seda edasi, mida nad väärtuslikku. Ja niimoodi vaikselt muutubki. Just. Ja see on ka see, mida sa ju tegelikult võrgustikuna räägid, et me kõik oleme omahel seotud ja see, kuidas ma võtan selle rosina siit, et kui me õpime taas märkama omavahelist sidusust, siis ja teadlikult tähelepanu pöörama sellele, kui seotud me omavahel oleme, sest sageli ununeb see ju ära. Et oleme ainult mina ja minu jamad. Ja. Aga me ei ole kunagi üksi. Ja ei ole ikkagi jama, eks ole. Ei ole ju. Ja mulle hästi meeldib see mõte, et kui ma ise olen endaga kooskõlas ja olen heas paigas ja olenemata, mis mu elu parasjagu kaasa toob, et see enesega keskmes olemine, see minu jaoks ma ise olen hästi kehaline inimene, see maandatud jalad maas olemine, et elus, nii nagu sa enne ütlesid ka minust nii toredasti, et elus asjad ikka juhtuvad. Midagi pole teha, elus asjad juhtuvad. Tulevad igasugust asju ette, kõigil me tulevad. Minul tuleb, sinul tuleb, kuulajal, vaatel tuleb. Aga küsimus on, et kui kiiresti ma tulen tagasi oma keskmesse või kas ma sealt üldse välja rappun. Kui teadlikult ma teen valikuid ja otsuseid, mida ma sellega peale hakkan. Või kui palju ma emotsionaalselt lasen ennast ära kaaperdada ja sellega oma elu ära kaaperdada, sest asjad lihtsalt juhtusid. Ja ma arvan, et seal tekib see küpsus ja see eneseteadlik, enesega kooskõlas elamine. Võt sellest ma ei ole enam nõus loobuma. Muidugi. Et võt sellest ma enam ei ole nõus loobuma, et ma saan aru, kui teistsuguseks on kvaliteet elus muutunud tänu sellele, et see võimekus on tekkinud ja ma nimetan see võimekuseks. Meil kõigil on see olemas. See ei ole eriliste inimeste välja valitud luksus. Et see on kõigi võimekus. Lihtsalt on vaja õppida seda kasutama. Tagasi kasutama. Sest lapsel on see olemas. Muidugi, see on meil kõigil on olemas, et oleme iseenda kõige paremad sõbrad ja nüüd õpime vaikselt iseennast toetama ja iseennast märkama. Ma arvan, see on oluline ja tähtis. Meil on vastutus siin elus ainult ühe eest. See on siin meie enda elu eest ja kuidas me seda juhime. Mis on, meil oli nii põnev vestlus, et tahad sa nende sõnadega lõpetada või tahad sa veel siia midagi olulist öelda? Et me rääkisime vastutusest, me rääkisime elu, energiast, me rääkisime enda valikutest, me rääkisime erineval viisil mõtestamisest, koolisüsteemist, paljudest erinevatest asjadest, eelnevatest põlvkondadest. Võib jääda mulje, nagu ma räägiks väga palju mulle, aga vastupidi, soovitaks võib-olla lihtsalt. Rääkige vähem. Kui proovige rääkige väljendada ennast kohe algul poole vähem. Aga ka vaatame, mis seal sees hakkab toimuma. Natukene vähem. Et me märkaks seda teist poolt. Seda, mis seal sees pool on. Ja seal on palju. Ja see on ilus. Ja ma tulen sinuga kaasa selle mõttega, et rohkem kogemusi, rohkem elu kogemist iseendaga, iseenda sees ja vähem teistele seadistada tähelepanu. Et see tundub nagu väärt koht jutu kokku tõmbamiseks. Aitäh, Inga, sulle. Aitäh. Mul oli väga põnev, hea kuulaja, vaataja. Ma loodan, et sul oli täpselt sama põnev nagu minul. Ja olid tähtsad ja olulised teemad ja tasub üle mõelda, milline suhe sul täna iseendaga on ja kui palju seda virvarri su elus toimub
ja oled sa võtnud selle päris vastutuse iseenda elu loomise ja kujundamise eest endale? Või ootad sa endiselt, et keegi tuleks ja aitaks ja korraldaks ja ütleks? Elu on nii, nagu ta on. Täpselt nende valikute ja nende otsustega, nagu me mõlemad Ingaga siin oleme teinud tänaseni, elame meie oma elu, nii elad ka sina. Vaata, mida sa tahad seal säilitada ja mida tahad võib-olla ringi tuunida. Mitte korda teha, et ringi tuunida. Aitäh, et olid meiega ja näeme jälle 2 nädala pärast. Ole terve!